Tere jälle! Ja tänaseks on meil teema on tööstuslik Ethernet. Kui me nüüd vaatame seda meile juba ilusat tuttavat pilti, tööstuslik Ethernet hõlmab siis nii töövälja juhtimis- kui informatsioonitasandit. Kõige rohkem kasutatakse seda informatsioonitasandil. Ethernet on Heroxi ja Digitali ja Inteli poolt välja töötatud võrguarhitektuur, mis on leidnud laialdast rakendamist tänapäevastes arvutivõrkudes. Füüsiliselt on see konfigureeritud kui siin või täht ja kasutab ligipääsu edastusmeediumile. Etherneti puhul võistlevad seadmed autoriseerimisel, et andmeid edastada. See arhitektuur jaguneb tegutsemiskiiruse järgi. Ja kui me nüüd vaatame järgmist slaidi, siis siin on 3 Etherneti kiirust, 10 megabitti kiire, 100 megabitti ja gigabitt Ethernet on 1 gigabitt sekundis. Siin on ka meediumid, mida kasutatakse Etherneti signaali edastamiseks, on siis jäme koksiaalkaabel, peenkoksiaalkaabel, keerdpaarkaabel ehk kattkaabel ja siis kiudoptiline kaabel. Nii, ja vaatame järgmist slaidi, kus on siis põhimõtteliselt toodud 1995. aastal tutvustati kiiret Ethernetti, mis võimaldas andmeedastuskiirus siis 100 megabitti sekundis. Ja neid on põhimõtteliselt mitut erinevat varianti, oleneb missugust kaablit või võrgumeediumit kasutatakse, kas siis TX, FX või T4 standard. Ja olenes siis sellega, et kas oli UTP kaabel, 4 paari UTP kategooria 3.5 või kategooria 5 alusel või siis kiudoptiline kaabel. Siin on muidugi väga hästi näha see, et kui me kasutame vasskaablit, siis on maksimaalne kaugus täisduplex režiimis kontsentraatoris näiteks 100 meetrit ja kiudoptilise puhul 2 kilomeetrit. Nii et selles mõttes on vahe päris suur. 1998. aasta juunis tuvastati järgmise standardi kiudoptilist kaablit, kus siis on standardid CX, Base D, Base SX ja Base LX. Ja siin maksimaalne kaugus siis 25, 100, 500 meetrit, kui on optilist kaablit kasutusel ja kui on üks paar või 2 optilist kaablit, siis on 3 kilomeetrit. Ja kus seda siis kasutatakse, olenevalt siis vastavalt. Nii et ja need viimased 99. aastal või põhimõtteliselt sajandi alguses kasutusele võetud standard siis võimaldab kiirust 1 gigabitt sekundist. Nii et selline see meie Etherneti võrgu spetsifikatsioon on. Ja võrgukaabli hulgas kõige populaarsem ülekandemeedium on UTP varjestamata keerdpaarkaabel, mille abil saavutatakse võrreldes koksiaalkaabliga
milline on koksiaalkaabel? Noh, teil tuleb meelde antennikaabel, kus üks soon on sees ja ümber on isolatsioonikiht ja siis on varjestus. Aga UTP-kaabel on siis keerdpaarkaabel, kus on siis sees vasksed sooned, mis on siis omavahel keerdu pandud. Siin on isegi kõrval pildi peal natuke küll väike pilt on, aga näha, kuidas need kaablid on, visuaalselt on näha. Kaasa arvatud siin on pistikud ja nii edasi. UTP-kaablit toodetakse vastavalt nendele funktsioonidele ja kõrgele andmeedastuskiirusele erinevate arvutivõrgu kategooriate tarbeks. Juhtmete vaheliste häirete vähendamiseks, vältimiseks toimub transpositsioon. Selle ideeks on see, et häire tekib juhtmepaarides, faasis ja nullis. Identsed voolud, mis neutraliseerivad üksteist. Samal põhjusel on igal paaril jooksemeetri kohta erinev transpositsioonide arv. Paarid märgistatakse erinevates värvides ja 2 värvimustrit on standardiseeritud vastavalt siis konkreetsetele standarditele. Kaablid ühendatakse 2 mustri abil, otsekaabel ja ristikaabel. Kui mõlema kaabli otsa juhtmed on paigutatud rea A ja B järgi, siis on kaabel otse. Kui ühes otsas on rida A, teises rida B, siis on kaabel risti. Otsekaabli puhul on ühendused kas arvuti kommutaatori või arvuti ja jaotori vahel. Samas ristikaabli puhul on ühendus arvuti ja arvuti vahel, kommutaator kommutaatori vahel, jaotori vahel. Selge see, et tänapäeva arvutid on juba intelligentsed ja saavad aru, kui juhuslikult võrgukaartid on arusaajad, et kui kaablid on ka mitte nüüd päris sellise skeemi järgi tehtud, et kui me arvuti vahel kasutame juhuslikult ka ristikaablit, siis või otsekaablit, siis võrgukaardid saavad tihti sellest ka aru. Aga liigume edasi. Siin on veel ilus slaidipilt, kuidas need vastavalt siis RJ pistikud on ühendatud. Ja vaatame natukene nende UTP-kaablite klassifikatsiooni. Esimesed kaablid, mis tulid, olid kategooriaga CAT3, mille maksimaalne andmeedastuskiirus oli 10 megabitti sekundis, maksimaalne sagedus 16 MHz ja kasutati siis vanemates Ethernet-võrkudes. Siis tuli CAT5. Siin on juba vahe märgatav, maksimaalne sagedus 100 MHz ja 100 megabitti sekundis. Pakub kindlasti paremat jõudlust kui CAT3 ja toetab kiiret andmeedastust lühikeste ja keskmiste vahemaade taga. On CAT5e, maksimaalne andmeedastuskiirus 1 gigabitt sekundis ja maksimaalne sagedus 100 MHz. Kasutatakse laialdaselt gigabit Etherneti võrkudes. Parandatud spetsifikatsioon ja väiksem interferents võrreldes CAT5-ga. Nii et selles mõttes andmeedastuskiirus parem ja ka usaldusväärsus. CAT6 võimaldab kiirust kuni 10 gigabitti sekundis kuni 55 meetri peale, 250 MHz ja gigabit Ethernet on ja mõned 10 gigabit Etherneti võrgud. Paksem kindlasti visuaalselt juba, tal on lisaks täiendav varjestus, mis vähendab interferentsi ning tagab parema jõudluse suuremates sagedustes. CAT6A on maksimaalne andmeedastuskiirus 10 gigabitti sekundis, maksimaalne sagedus 500 MHz, 10 gigabitt Etherneti võrgud, parandatud varjestus, suurem sagedusvõimekus võimaldades sihukest
suurt andmeedastusmahtu. Cat7 kasutatakse, nii Cat6 kui Cat7 on juba need kaablid, mida tänapäeval kasutatakse tööstuslikes rakendustes just oma häirekindluse ja varjestuse ja selle poole pealt. Nii et see on väga tähtis ja Cat8 on kõige tugevam kategooria, mis võimaldab juba kiiruseks 40 gigabitti sekundis, maksimaalne sagedus 2000 megahertsi ja kasutatakse neid andmekeskustes ja serveriruumides, kus on vaja väga kiiret andmeedastust. Kõrgeim sagedus ja andmeedastuskiirus, millel lisandub parim varjestus, et tagada suurte jõudlustega ja madala latentsusega ühendused. Nii et asi areneb edasi. Kui me rääksime seal 10 gigabitist või ülikiirest Ethernetist, siis ja mis kaablid iseloomustab kindlasti on siis sagedus, andmeedastuskiirus. Kõrgema kategooria kaablitel on suurem sagedus ja kõrgem andmeedastuskiirus. Näiteks Cat8 võimaldavad siis kuni 2000 megahertsi ja 40 gigabitti sekundis. Samas kui 5. kategooria kaabel on 100 megahertsi ja 100 megabitti sekundis. Varjestus. Selge see, et annab varjestushäirekindluse, vähendab interferentsi ja parandab signaali kvaliteeti. Kasutus Cat5, Cat5e kaablid sobivad koduvõrkude ja väiksemate ärivõrkude jaoks, Cat6 ja 6a ja kõrgemad kaablid sobilikud suuremate ja nõudlikumate võrguühenduste tarbeks, nagu andmekeskused ja suured ettevõtted ja ka tööstuspool, kindlasti mitte alla Cat6. Füüsilised omadused Cat6 ja kõrgematel kaablitel on paksemad juhtmed, lisavarjestus, mis muudab nad jäigemaks. Neid on tegelikult tunduvalt keerulisem paigaldada, kuid tagavad parema jõudluse ja vastupidavuse. Ja vaatame ka natukene Etherneti kommunikatsiooni protokolli, mis asi see kommunikatsiooniprotokoll on, me oleme sellest varemgi rääkinud. See on reeglite kogu, mis juhib kahe identse ühel funktsiooni tasandil oleva võrgusõlme vahelist dialoogi. Need reeglid määravad liidestamise, ühendamise, vabastamise protseduurid, andmete formaadi, andmeplokkide edastamise ja kogu selle poole. Sideprotokollid, kommunikatsiooniprotokollid viivad läbi andmete transportimise ja marsruutimise integreeritud võrgus ja pakuvad erinevat tüüpe teenuseid füüsilisel ja loogilisel tasandil. Sõlmede asukoha määramiseks kasutatakse meediumpöörduse juhtimisaadressi ehk MAC aadressi ja see aadress koosneb 6 baidist ja on esitatud 16 süsteemis. Näiteks, esimesed 3 aadressiriba vastavad tootja unikaalsele identifikaatorile ja neid jagab internetiprotokoll. 3 viimast aadressibaiti tähistab tootja vastavalt oma reeglitele. Ethernetis jagatakse andmeid pakettidesse ja edastatakse kaadritena. Etherneti kaadreid on erinevates formaatides. Need vastavad erinevatele standarditele ja Etherneti kaadri pikkus võib olla 64 kuni
1518 baiti. Sõna kaadrisse sisestatud teenusinformatsiooni suurus on minimaalselt 18 baiti. Sel põhjusel saab andmeid ühest eternetikaadris olla 46 kuni 1500 baidini. Võrkudes kasutatakse kahte mõningaste formaadi erinevustega eternetikaadrit, mis vastavad siis erinevatele standarditele. Aga kõike seda kindlasti vaadake materjalist. Nii, siin on need kaadri seletused, need on kaks IE802.3 kaader ja IE ja Ethernet Telnet X kaader, nii et mõlemad on siin välja toodud. Kohtuvõrkude konfiguratsioonis sisalduvate tööjaamade vahel võrguühenduste rakendamise puhul on üheks suuremaks probleemiks võrgu ja kanali aadresside vaheline interaktsioon. Globaalne andmeülekanne käib üle võrgu aadressi samal ajal, kui võrgupakett edastatakse lokaalsesse võrku. Ja ARP protokolli kasutatakse kohtvõrgu seadmetele omistatud IP-aadressi ja MAC-aadresside vastavustabeli loomiseks. See tabel võimaldab luua andmeedastusmeediumil põhineva võrguühenduse kohtvõrgus, näiteks LAN-võrgus. Nii. Ja siis on olemas ka veel RARP, R-täht on ees, protokoll on funktsionaalsuselt ARP-i vastand, selle protokolliga lahendatakse vastupidine ülesanne, et teadaoleva MAC-aadressi abil leida sellele vastav IP-aadress. Sarnase lähenemisena saadetakse leviedastuse IP datagramm võrgu tasandile ja selle kinnituseks saadakse vastav IP-aadress. Siin on ilusti muidugi protokolli kirjeldus, kuidas see ka välja näeb. Ja edastusprotokoll, internetiprotokoll või TCP/IP protokoll on Etherneti võrgu baasprotokolli. TCP/IP on võrkudes kasutataval tarkvaral põhinev sideprotokoll ja see kombinatsioon kahest protokollist TCP/IP ning pakub andmete edastamiseks meetodit ühest arvutist teise. TCP on andmeedastusprotokoll ja funktsioneerib transpordikihil, määrates viisi, kuidas informatsioon tuleks andmepakettideks jagada ning edastada mööda kommunikatsioonikanalit. TCP juhib andmevoogu ja parandab andmeedastusvigu. See paigutab andmepaketid vajalikku järjekorda ja nende ülekande ajal kontrollib iga andmepaketti, et neis ei oleks tekkinud vigu. TCP/IP mudel sisaldab 4 funktsionaalsustasandit, nagu me varem oleme seda vaadanud. Ja võrgu aadress, internet, punkt ja protsessrakendus. Ja siin on toodud ka TCP/IP protokolli pilt. Ja ma ei hakka siin niimoodi ükshaaval välja lugema, milline on TCP/IP ploki formaat. Siin pildil on ta kirjas ja õppematerjalis on ka täpne seletus, mis osa mingi detail või mingi oktett endast kujutab. Nii. UDP on ühest 2 transpordikihi protokollist, mida kasutab TCP/IP protokollidega ja UTP võimaldab rakendusprogrammidel edastada nende sõnumeid mööda võrku
minimaalsete nõudmistega seoses protokollide transformatsiooniga rakenduse tasandilt IP-le. Rakendusprogramm ise tuvastab sõnumi vastuvõtmist. Ja siin kehtib see põhimõtteliselt seesama teema, et see struktuur on väga ilusti ära kirjeldatud meil õppematerjalis, kindlasti vaadake see üle. Et nende struktuuride kohta on ka meil küsimustikus küsimusi, et need on asjad, mis oleks kindlasti meil vaja läbi töötada. Ja TCP ja UDP kasutavad soklinumbri identifikaatorit. Sokleid kasutatakse võrguühenduse multipleksimiseks ja võrguühendused on rakendatud portide jagamiseks tuntud ringluse tingimustes, mis on defineeritud, mis on täpselt paika pandud. Näiteks eemal asuva terminali ligipääs, rakenduse teenus Telnet on realiseeritud standardiseeritud porti 23 kasutades. FTP, siin näha ilusti pildi peal, on port 21. SNMTP on port 16. Kui me vaatame üldse kogu seda portide majandust, siis piisavalt palju porte on reserveeritud ja nende kahe protokolli poolt, need on FTP, UDP on ilusti paika pandud. Ja muudes rakendustes neid porte kasutada ei saa. Portide jagamise põhimõte on järgmine. Pordid numbriga kuni 255 on üldiseks kasutamiseks. Pordid numbriga 256 kuni 1023 on mõeldud süsteemi rakenduste jaoks. Pordid numbritega üle 1023 on defineerimata. Kokkuvõtteks võib öelda, et peamine funktsionaalne erinevus TCP ja UDP vahel on usaldatavuse küsimus. TCP on kõrge usaldatavusega protokoll, samal ajal kui UDP on lihtne mehhanism, mis aga pakub parima võimaliku andmehalduse. Nii et jah, nii ta on. Internetiprotokoll kindlustab andmepakettide edastamise allikast vastuvõtjani vastastikku seotud võrkude grupi abil. Vastuvõtmise, andmeülekande juhtimise ja edastatud pakettide järjekorra saavutamiseks ei ole IP-protokollis funktsiooni. Selles mõttes ei võimalda IP-protokoll usaldatavat kohalejõudmiskinnitusega andmeülekannet. Kõik kinnituse saamisega seotud funktsioonid on turvatud kõrgema tasandi protokollidega. Toetab hierarhilist adresseerimisloogikat ja kindlustab globaalset diagrammide vahetamist. Internetiprotokoll IP töötleb iga paketti nagu eraldiseisvat objekti, mis on iseseisev teistest pakettidest. Pakettide töötlemisel vaatleb IP-protokoll vastuvõtja IP-aadressi ja seejärel määrab marsruutimise protokolli abil parima teekonna nendele edastamiseks. Mõnikord teostab IP-protokoll pakettide suuruse, teisenduse, näiteks juhul, kui pakett on tulnud võrgust, mis baseerub Ethernetile kaadri suurus 1500 baiti ja tuleb saata FTDI standardile vastavasse võrku, mille kaadri suurus on 44 709 baiti. Peab IP-protokoll ühendama mitu Etherneti kaadrit kokku üheks FTDI kaadriks ja jaotama FTDI kaadri mitmeks Etherneti kaadriks vastassuunalisel liikumisel. Nii et tegevustel jätkub piisavalt. Ja praegusel ajal kasutatakse kahte IP-protokolli, IP-versioon 4 ja IP-versioon 6. IPv4 standardile vastav IP-aadress on 32-bitise numbriga. Mugavuse huvides kirjutatakse need kui 4 punktiga eraldatud baiti, näiteks 194, 145, 63, 12. Protokolli päiseplokk on näidatud ilusti siin ka pildid.
ja IPv6 standardile vastav IP-aadress on kõik 128-bitised numbrid. Neid IP-aadresse esitatakse kui 8-16-bitist täisarvu, mis on eraldatud kooloniga. Iga numbri kõrgemas järgus on keelatud omistada nulle ja IPv6 on võimalik esitada IPv4-st tunduvalt samamoodi standardsel moel. Selle protokolli päiseplokk on siis ka esitatud põhimõtteliselt siin pildil. Kindlasti on need IP protokollide teema on mul mitmel pool siin kursustes lahti seletatud, et sellest oleks tore, kui me ühel hetkel ka aru saaksime. Nii et selleks korraks on see loeng lõppenud ja kohtume teiega siis järgmine kord, kus siis vaatame traadita võrkusid.